Võtan selles valguses kokku, et mis on siis see probleemistik? Mis on siis need meetmed, mida kasutatakse Eestis palju aastaid ja väga tõhusalt oma võlgnevuste juhtimisel? Ma ütlen, kui me koolis õpime sellist toredat asja nagu debitoorse võlgnevuse juhtimine, meil õpetatakse käibekapitali juhtimist, rahavoogude juhtimist, kõik on väga toreks. Tulevad peale targad inimesed, aga ma ütleksin siin juures praegu täiesti reaalselt kreditoorse võlgnevuse juhtimine ehk siis omaenda võlad kellelegi. Meil on inimesed, kes juhivad neid. Ja mismoodi nad juhivad, ongi 3 taktikalist meedet, mida kasutatakse Eestis nüüd juba väga pikki aastaid. Ongi siis majandusaasta aruande esitamata jätmine, mida ma näitasin enne, meid on Eestis siis täna 20 000, keda siis terendab järgmisel aastal või järgnevatel aastatel ebatüüpiline pankrot. Teine on siis variisikutega kasutamine rahvakeeles tankistid. Neid on Eestis 600 kuni 700. Eelmisel suvel Maksuamet teavitas, et skeemitajaid on 600, meie teavitame, et meie andmetel on skeemitajaid 700, sest uus pilv tuleb peale. Ja eriti nukker siin on tegelikult see, et just noored, need 90 ja rohkem peale aasta sündinud noored on alustanud oma elu rikkumisega, millest on äärmiselt kahju. Võib-olla neid vanu tegelasi, minu vanuseid, need nendeks, aga just noorte puhul ongi nagu väga kahju, et ei osata, ei taheta liikuda nagu ausalt edasi. Ja 3. meede, mida väga kasutatakse ja mis on tegelikult ka üks väga põnev teema, see ei ole tänase päeva teema, aga see on järgmise konverentsi teema, need on võlahaigused. Ja see on tegelikult täna tohutu probleem. Arvan, et võib-olla advokaadid, juristid teavad sellest rohkem. Meie teame ka, sest et meil on tõesti äärmiselt palju kliente. Meil jõuab väga palju infot. Ja me teeme ka, nagu ma ütlesin, nõudeportfelli analüüse ja krediidihaldusteenuseid 10 000 inimestele, me teame, mis toimub. Me teame täpselt ka nende ettevõtjate nimesid, kes kasutavad oma võlgnevuste juhtimisel just sellist taktikalist meedet nagu võlahaigused. Ma toon selle ereda näite siin selle esimese, ma võtan isegi võib-olla inforegistrist lahti ettevõtte, kes läks pankrotti eelmisel sügisel. Ta läks pankrotti niimoodi, et tal polnud mitte ühtegi võlgnevust mitte kusagil. Ta keelas nende võlgnevuste esitlemise põhjendusega, et nendel ei ole alust. Ja uskuge või mitte, aga aastal 2015 algatati kohtumenetlus või kohtuvaidlus 44 nõude osas. Ehk siis sellel ettevõttel oli esindaja, kes esindas 44 kohtumenetlust. Kõik nõuded, mis läksid kohtusse selle ettevõtte vastu, kõik nõuded vaidlustati. See on omaette ärimudel. Ja seegi ei ole ainukene inimene, kes sellist taktikalist käitumist kasutab. Ja ma võin ka öelda, et see maksuvõlgnäitavus tekkis üles täpselt sellel hetkel, kui ettevõte läks pankrotti. Ennem oli ta absoluutselt ilus puhas, absoluutselt kõikides menetlustes ja niipea kui siis tuli see pankrot, niipea siis kõik läks lahti. Laks. Ja nii ta siin praegu punasena siis paistab. Ja sellised siis need võlgnevuste mahud siin on, see mitte midagi ilusat. Ja tema on nüüd ka selline inimene, kes tegelikult on, see ei ole tema esimene. See ei ole tema esimene ettevõte. See on päris mitmes.
Rahva kinnisvana, paljud võib-olla teavad, sellise toheda nimetusega oli. Ja see on tema ärivõrgustik siis, milline see välja näeb. Ja siin on näiteks selline ettevõte nagu Gekko, selle alt teeb ta osutab ta inkassoabiteenuseid ehk siis abistab võlglasi inkassofirmadega hakkama saamisel ja täpselt samamoodi siis õpetab, kuidas vaidlustada nõuded, et neid mitte kuskil registris ei näidataks. Ja mis on selle taktikalise meetme, milleks kasutatakse seda taktikalist meedet, ongi selles, et see võlausaldaja lõpuks nii närvi jääda, et ta loobub sellest nõudest. See on üks. Või püüda see nõue nii alla tõmmata, et saada siis vähendatud hinnaga. See on vähemast. Ja hästi taktikaline meede, seesama EG ka, ta kasutas ähvardavat stiili, ehk siis tegelikult kõige parem kaitserünnak. Ja mitte mina ei ole süüdi, vaid süüdi on võlausaldaja. Et meil oli näiteks üks case, kus võlausaldaja tahtis 3000 eurot oma muste eest, mida ta ära müüs, aga talle esitati kahjunõue 12 000 eurot. Teadmata kus kohas. Aga see selleks. Need on siis 3 taktikalist meedet. Ja täna siis majandusaasta aruanded on esitamata jätnud siis circa 20 000 ettevõtet. Neist igasid likvideerijad on 4229 tükki. Ja kogu võlgade maht on siin 155 miljonit eurot, mis siis järgnevatel aastatel meil tähendab. Nii, variisikud. Liigume siis edasi variisikuteni. See on kindlasti natuke põnev teema. Mul on ka siin välja toodud variisikud, kes siis eelmisel aastal olid, kes siis ametliku pankroti osas olid siis kõrandatud siis variisikutele. Näiteks ma võin öelda, et see Jan Kittus on 7-kordse kriminaalkaristusega inimene. Variisikutes on hästi palju kriminaalselt karistatud inimesi, siin on isegi mõrvarid, jubedusega ei ole öeldud teile tänasi. Et need on nüüd siis need variisikud ja siin on nüüd need numbrid oluliselt teised. Ma tõin siia tegelikult ühe isiku, kellel on kõige suurem maksuvõlgnevus, ma ei saa öelda tema kohta variisik, aga tal on see lihtsalt nii suur, et mina ei tea, mis asi see on. Sest 26 miljonit, mida ei suudeta kuskilt otsast maksta, siis siin on mingisugune nagu väga tõsine finantsauk, mille osas puudub minul igasugune põhjendus, et kuidas on võimalik sellist numbrit jääda võiga. Ja teine on siin Hillar Talts, kes on ärikeeluga inimene ja siin ma näitan ka punasena ta välja, et Uusimiili juhatuse liikme seose alguskuupäev on 25. jaanuar 2016, ehk siis ärikeeluga inimene, kellel ei tohiks olla ärisid, on äris, tuli ärisse. Et jällegi, miks see on nii kahju, ma ei oska teile vastust anda. Et ütleme siis seda, et kui see on lubatud, siis seda kasutatakse, vähemasti pole see keelatud. Aga mis selle järgikeelu mõte on, seda ma ei tea. Ja võlasummad kokku on selles lahtris siin. Ehk siis te näete 26 miljonit, 16 miljonit, 16 miljonit, 8 miljonit ja nii edasi. Siin lähevad need järjest allapoole, aga põhimõtteliselt võime siis öelda, et need on ikkagi miljonites. Ja siin on kogu võlgade maht 355 miljonit eurot. Ja need 700 inimest omavad rohkem kui 10 000 ettevõtet. Kas te kujutate ette? 10 000 ettevõtet.
Kõige rohkem ettevõtteid on Kalev Sakkjasel, kokku 583 ettevõtet. Ma ei tea, kas ta teab kõiki oma ettevõtete nimesi. Ma ei kujuta ette, kuidas on võimalik 583 majandusaasta aruannet iga kuu või iga aasta esitada. Okei, siin on tegelikult sees ka kehtetud ettevõtted. Et ütleme niimoodi, et täna on siis kehtivad ettevõtted 197 ja nii-öelda ebatüüpiliselt pankrotti on läinud siis 386 ettevõtet. Ja kui ma räägin siin summa suurusjärgust 355 miljonit ettevõtet, siis ma ütleksin jällegi, et see summa on võib-olla isegi kordi suurem põhjus selles, et ükski nendest tankistidest tegelikult ise äri ei aja. Ja nende tankistide all on väga palju ettevõtteid, mille osas puudub informatsioon, et nad oleksid maksuametile võlgu või et nad oleksid võlgu võlausaldajatele. Ehk siis tegelikult, kuna esitamata on aruanded, kuna meil puudub informatsioon, siis me ei tea tegelikult, mis see taga võib olla, miks otsustati kasutada seda variisikut, kes tegelikult ei juhi ettevõtteid, kelle ärimudel on võtta lihtsalt need ettevõtte võlad enda peale ja nii-öelda matta see ettevõtte maha. On küsimusi? Lühidalt öelda võla summa, et summa summarum, mis osadesse koosneb? Mis sa täpsemalt sinust pead, mis summadest ta koosneb? No see lõplik võla summa näiteks, et kehtetud võlgade osakaal, mis on nüüd sundkustutatud, on 157 miljonit, siin on neid hästi palju, jah. Kehtivate ettevõtete maksuvõla summa on 189 miljonit, kehtivate ettevõtete erasektori võla summa on 4,2 miljonit, kehtetute ettevõtete maksuvõla summa on 157 miljonit ja kehtetute ettevõtete erasektori võla summa on 3,3 miljonit. Kui me siin vaatame muidugi erasektori summasid, siis mida ma võin kohe kindlalt öelda, on see, et kuna tegemist on variisikutele võõrandatud ettevõtetega, siis ettevõtjate seisukoht on siin täiesti üks ja kindel. Selle ettevõttega ei ole mitte midagi teha. Ma ei viitsi isegi sulle seda informatsiooni anda, palju mulle võlgu jäi. Aga meie ei taha ka. Meie jaoks on tülikas, see on kohutine info. Mõnes mõttes me oleme muidugi infomüüjad, eks ju, et me vajame seda infot, et näidata seda taustpilti, aga lõpuks see taustpilt ju sellisena, tore on tööd teha, tasuta tööd, eks ju. Üles panna, riputada, näidata, aga see ei olegi nagu point on lihtsalt selles, et selliseid asju tehakse, selliseid võimalusi kasutatakse. Ja kui see on lubatud, siis miks mitte. Kuskil on mingisugused mõistlikkuse piirid, kus ei ole võimalik ühel ettevõtjal sellistes summa hulkades ettevõtteid konseldada. Olete minuga või ometi nõus? Et ma tean, et Soomes on näiteks mingi teatud käibe pealt, kui sa teed käivet vähem kui norm, kui lubatud seaduspiir, siis ei saa seda ettevõtet üle pidada, siis panema ettevõtte kinni. Aga meil on sellised tuledad asjad. Ja nendes isikutes siin on nüüd selline lugu, et neid, kellel on kehtivad ärikeelud, on siis 14 tükki. Ja nagu ma ütlesin, siis viimane kehtiva ärikeeluga isik sai endale uue ettevõtte siis alles sellel aastal. Nii. Vaatame siis edasi. On siin nendes jah, et 10 000 on siis kuulub siis meile need ettevõtteid kokku. Ja mis veel, need ettevõtteid kasutatakse tõesti iga päev. Iga päev on mõni ettevõte, mis kanditakse siis variisikule. Me oleme ka mõelnud seda, et me hakkame neid ettevõtteid välja näitama. Kui mitte midagi muutu, kui me ei suuda saavutada seda, et sellised taktikalised meetmed kaoksid turult,
siis me lihtsalt hakkame neid ettevõtteid näitama, kes on jällegi võõrandatud variisikutele.